No tšau, mina olen siis Rauno ja te olete minuga kokku puutunud varem rohkem köögis, kus ma siis olen teile kokanud, ma olen teile näidanud erinevaid tehnikaid, erinevaid asju, mis ma siis tean ja oskan, aga täna ma siis räägin teile hoopis millestki muust. Et kes ma olen, millega ma tegelen, kuidas ma siia olen jõudnud, kuhu ma olen jõudnud või millega ma üldse igapäevaselt tegelen või kes ma olengi. Et alustame siis kohe algusest. Minu nimi on Rauno Olberg, ma olen 27 ja ma olen vallaline. Elan koos oma kassiga ja elu on lill, on ju. Mis te naerate? Ja telefoninumber on siin all. Helista mulle, mõtlen vaid sulle. Charlie elab koos minuga ja ta on väga tore kass, et hästi mõnus, siuke fluffy ja et kes mind Instagramis jälgib, need kindlasti on näinud väga palju stories'id Charlie's, sellepärast et talle meeldib esineda. Põhimõtteliselt nagu väiksem versioon minust on ju, et eks laps ole ikka oma ississe. Et ma alustasin üldse oma kokkamist siis, kui ma olin tegelikult väga väike, et kuskil siuke ma olin 5-aastane, kui ma tegin oma esimese biskviittordi võikreemiga, sellepärast et ma tegin seda koos vanaemaga. Ma käisin vanaema juurest lasteaias ja vanaema oli kogu aeg selline, kes kunagi töötas kokana ja kui ta pensionile jäi, siis ta tegi iga päev põhimõtteliselt torte. Ta tegi torte, ta tegi kringleid, ta küpsetas hästi palju ja sealt mul tõenäoliselt see nii-öelda pisik sisse tuligi, kus ma siis saingi harjutada ja kus ma sain neid vispleid lakkuda ja õnnelik laps on ju, kogu aeg saab magusat süüa. Aga eks ma, kui ma elasin kodus, käisin koolis, siis tegelikult ma aitasin ka ema, sest mulle meeldis väga süüa teha. Et söögi tegemine on mulle tegelikult isegi hingelähedasem kui üldse see või küpsetamine. Et küpsetada mulle meeldib, aga mulle meeldib ka süüa väga teha. Et kui ma peaks valima, et kas küpsetada või süüa, siis ma pigem valiks söögi tegemise, sest magusat ma ei taha nii palju süüa kogu aeg. Siis ma tegin kodus ka kogu aeg süüa ja ma olingi siuke väike laps ja kodus ma hakkasin regulaarselt vist süüa tegema, kui ma olin 8-9 aastane. Ema juba teades, et davai, sa tahad süüa teha, eks sa tee ise siis, on ju. Ja siiamaani teen ja ma tõesti naudin, et kui mul külalised külla tulevad või ma lähen ise vahepeal külla, on ju, siis teen süüa ja naudin seltskonda ja joome veini, on ju, ja kõik on väga hästi. Et muidugi kõik on mõõdukuse piirides, aga jah, söögi tegemine on terve elu mul põhimõtteliselt elus olnud. Aga kes ma siis tegelikult veel olen? Ma olen juba päris mitu aastat töötanud treenerina. Praegu ma olen siis Revalspordis rühma- ja personaaltreeningute treener. Et lisaks sellele, et ma aitan teil nii-öelda köögis nii-öelda vormi saada, et aitan teil erinevaid tehnikaid ja erinevaid asju õppida, siis ma olen võimeline ka teid nii-öelda füüsiliselt aitama, et kui on kellegil vaja ükskõik, mis on sinu nii-öelda prioriteet või mis on sinu nii-öelda tahtmine, siis seda saab alati saavutada. Et inimene ei ole kunagi liiga nõrk, et saavutada midagi, mis teda tõesti huvitab. Et minu prioriteet elus on see, et alati saab paremaks. Ja isegi kui ma praegu oskan asju teha, siis ma ei ütle, et ma olen kõige parem selles või et enam kunagi paremaks ei saa, sellepärast, et kui sa seda juba ütled, siis see tähendab, et sa enam edasi ei õpi, sa ei taha inimesena areneda. Aga ma tahan areneda. Ma tahan alati nagu õppida, juurde teha, asju teha. Ja need, kes mind ka muidugi teavad seda, et ma olen siuke perfektsionist ja samuti ma olen hästi positiivne inimene. Et eks kõigil ole vahepeal siukseid downtime'i, või siukseid allaminekuid, aga tuleb uuesti sealt välja tulla ja parem inimene olla. Et eks kõigil ole neid. Mul on ka olnud, aga nendega saab alati toime tulla. Kunagi, kui ma käisin veel gümnaasiumis, ma andsin lastele näiteringi oma koolis ja seda ka peale tegelikult gümnaasiumi lõpetamist veel ja
ja siis ma olen töötanud nii-öelda restoranis kokana, vahetuse vanemana. Lisaks siis treeneri ametile ma töötasin kunagi ka sellises ettevõttes nagu Be More Superfoods, et noh, sellised tooted, et ma olin neil siis nii-öelda loovjuht, et disainisin pakendeid, aitasin nii-öelda brändi visuaalse poolega ja töötasin sellega kaasa ja lisaks ma arendasin ka ühe toorbatooni, ühe oma lemmiku muidugi ja siuke tore, Red Velvet, et natuke siuke koogine ja mõnus on ju, et Eesti parima toiduaine valimistel siis eelmine aasta sai see ka ühe väga mõnusa ja maineka auhinna, mille üle ma väga uhke olen ja olen väga õnnelik, et mul on selline võimalus antud. Et lisaks praegu sellele töötan ma ka teiste suurte brändidega, kellega ma üritan ka selliseid tooteid arendada, mis inimestele meeldiks ja mida te tahaksite tarbida, aga ega see ei olegi mu selline, see on selline hobi mul, et põhikohaga ma pigem ütlekski, et ma olen praegu disainer, et ma kujundangi tooteid, brände, et näiteks siin on veel üks toode NutriDream, kus ma siis põhimõtteliselt inimene tuli minu juurde, ütles, et kuule, ma tahaksin endale toidulisandite brändi ja kui ma küsisin, et mis see olla võiks või mis selle nimi olla võiks, siis põhimõtteliselt alustades nimest kuni lõpetades toote disainide ja värvidega ja kõigi nagu selle nii-öelda visuaalse poole ja väljanägemisega olin siis mina seal abiks. Et olen küll üks inimene, aga suutsin siis pakendit disainida, suutsin erinevad nii-öelda tootefotod, asjad teha, et ma olen väga selline mitmekesine inimene. Et tegelikult hariduselt ma olen üldse õppinud fotograafiks ja praegu on see ka mul selline hingelähedasem, et kunagi mulle meeldis väga inimesi pildistada, praegu ma nii-öelda armastan rohkem toitu pildistada, et mitte tingimata süüa seda, aga pigem jah, pildistada seda. Ütleme nii, et inspiratsiooni leian mina eelkõige sellest, mis ma ise tahan teha, et kui sul on endal mingid kindlad soovid, mingid tahtmised, siis nende poole tulebki püüelda. Kui sa nende poole ei püüdle, siis ei olegi midagi, et vahepeal võib muidugi olla see, et inspiratsioon kaob ära, kõik motivatsioon kaob ära, aga jah, inspiratsioon minu jaoks on üldse päris ausalt, kui ma ütlen, on mina ise, aga lisaks minule on ka minu ümber olevad inimesed. Et kui sinu ümber olev seltskond on õige, siis nemad suudavad sind motiveerida, sind aidata ja sind nii-öelda tagant kannustada, et anda sulle rohkem ja et sa veel rohkem pingutaksid. Kokanduses oligi minu esimeseks eeskujuks minu vanaema ja tema puhul ma siis saingi aru, et toit ei ole ainult mitte see, mis sa sööd, vaid ka see, mida sa teed. Et see ei ole ainult mitte see nii-öelda söök, et sa pead teda sööma, vaid see on ka see, mille valmistamine sulle mingi emotsiooni pakub. Et tihtipeale ongi mul see, et ma teen süüa. Ma ei kuula isegi muusikat, mul on täielik vaikus. Ma kuulen ainult neid praadimishelisid ja ma lihtsalt naudin seda, kuidas ma hakin või mis iganes. Ja see ongi nagu nii-öelda minu aeg. Et jah, see on üks asi, mis mulle väga toitumise juures meeldib. Aga välismaa kokkadest nagu selles mõttes ma ei jälgi väga kedagi, et mul ei ole nagu otsest lemmikut, aga noh, ütleme niimoodi, et kui tuli My Kitchen Rules Eestisse, siis see on nagu asi, mida ma olen mustmiljon korda vaadanud ja need, kes teavad mind juba teavad, et ma jälgin seda kogu aeg ja mulle väga meeldib see saade, et seal ei ole konkreetselt mul mingeid nii-öelda eeskujusid või kui selliseid, aga see nii-öelda innustab mind võib-olla isegi rohkem. Tervislikus toitumises ütleme niimoodi, et tervislik toitumine muutub kogu aeg ajas. Et kui kunagi öeldi, et rasvast ei tohi süüa, siis tegelikult see ju nii ei ole, et ma ei saakski öelda, et tervislikus toitumises mul on keegi eeskujuks, sellepärast et tervislik toitumine käib kogu aeg ajas kaasas ja lihtsalt on oluline, et inimene, kes nii-öelda seda valdab, hariks ka ise ennast sellest kogu aeg nii-öelda koha pealt. Mu hambari on must
ja roheline ja ta on nendest bambuse kiust karakol nende harjastega. Enne oli must ja sinine, täpselt sama mudel. Süsi, jah. Ehk siis hommikuelbed ei ole supp. Hommikuelbed on ikkagi hommikusöök. Jah, ma ei oska rohkem midagi vastata. Et kui küsida, et kas ma tahan midagi nagu juurde õppida, siis tegelikult mul vahepeal oli selline soov või nagu selline tahtmine, et ma mõtlesin, et võiksin minna õppima tootearendust tegelikult ka nagu või nagu toidutehnoloogiat ja arendust nagu üldse ülikooli. Aga ma ei ole väga siuke raamatukoi ja mulle ei meeldi lugeda väga ja selles mõttes, eks mul ole neid nii-öelda asju õpitud ka päris palju, et ma tahaks osata vene keelt, aga ma olen seda 7 aastat õppinud ja siiamaani ei räägi. Ainuke asi, mis ma oskan, Меня зовут Rauno ja juba läheb metsa, on ju, et see tšut-tšut räägin, on ju, et ma pean enne mitu korda mõtlema, kui ma vene keeles räägin, aga vene keelt, no ma ei saa aru, kuidas see võimalik on, et 7 aastat õpid koolis ja lõpuks on ikka täiesti null nagu. Aga no see on enamusel nii, et ma ei saa ennast väga halvasti selle pärast tunda. Kusjuures seda on jah hästi palju küsitud, et mis on kerge ja mis on raske, aga minu jaoks näiteks, mis ma arvasin, kui ma esimest korda makroone hakkasin tegema, ma mõtlesin, need on mega rasked ja issand jumal, ei, ärge tehke seda, see tahab seda ja seda ja seda, kõik peab ideaalne olema. Ja siis ma olen nagu lollakas esimest korda teen, on ju, mõtlen, mis ma siis puusalt ikka teen, on ju, et mis see siis ära ei ole. Ja esimesed makroonid, mis ma tegin, need tulid nii piltilusad, ma panen kindlasti see pildi ka kõrvale, millised need esimesed olid, et need olid tõesti mega ilusad makroonid ja mega head ja siis ma mõtlesingi, et kas makroonide tegemine ongi nii lihtne või? Et nii vähe koostisosi ja et ei ole ju nii raske nagu peaks, on ju. Aga ma arvan tegelikult midagi rasket ei olegi, et kui sa teed endale asjad põhitõed selgeks, siis ei tohikski midagi rasket olla, et kindlasti on asju, mis võib-olla esimesel korral välja ei tule, aga ma praegu nagu, ma ei tea, kas on, igatahes ma praegu ei oska nagu öelda, et oleks midagi nii rasket, et ma ei oleks suutnud sellega hakkama saada või midagi teha. Esitage mulle väljakutse, et andke mulle näiteks kommentaarides siin samas video all teada, et mida teie tahaksite, et ma teeksin ja mis on tõesti see raske, et raske, et ärge mulle neid mingeid ninni-nänni siia ette pange, vaid pange ikka neid raskeid asju, et noh, kui nagu makroonid on kerged, siis andke mulle midagi rasket ka, on ju. Ja kes teab, et võib-olla teen juba varsti teie soovitud retsepti midagi, et noh, sky is the limit, nii et kasutage seda ja mõelge nii laialt, kui saate ja davai, teeme ära. Teeme ühe loosimise ka, et seekord on see loosimine natuke teistsugune, et ma olen pannud lauale osad oma lemmikud tooted. Et näiteks Be-More'i poolt siis enda arendatud batoon muidugi on ju, siis Be-Active supertoidusegu, Be-Active tee, Be-Sleepy tee ja minu lemmik kollageenisegu on ju, ilus nahk. Siis muidugi ka toidulisandid, mida ma ka ise kasutan, on ju, et kellele meil siis ei oleks probiootikume vaja, hea seedimine on ju, D-vitamiin, kõik eestlased peavad D-vitamiini kasutama, seal ei ole lihtsalt muud lahendust. Ja siis C-vitamiin, samamoodi, aitab meie immuunsüsteemile väga kaasa. Ja Valio Alma poolt on siis väga palju erinevaid näkse, mõnusat on ju, ja see on legit nagu kõige parem juust. See on mul lemmik, ma võin seda lihtsalt plokkidega süüa. Ja need, kes teavad, et kui on näksilaud, siis see juust on alati minu laual, et nagu reaalne, see on mu reaalne lemmik nagu. Et kõik samamoodi parmesan, et kõva tüüpi juust, väga hea. Ja siis loosin natukene ka toonikuid välja, et 3 erinevat maitset, igast maitsest 6 pudelit, aga selle jaoks, et seda võita, mida sa tegema pead? Ole lihtsalt aktiivne. Näita, et sa teed minu retsepte järgi, pane need lihtsalt Facebooki gruppi ülesse, albumitesse
ja jaga postitusi, mis ma teen, jaga mu videosid, mis ma teen ja lihtsalt kutsu oma sõpru liituma grupiga ja näita, et meil on siin lahe olla. Sest ma tõesti loodan, et meil on siin lahe olla ja loodetavasti me saame alguse panna millelegi lahedale. Et jah, ole lihtsalt aktiivne ja näita, et sa oled lahe inimene. Ma tahaks loota, et ma olen. Et jah, et seekord ma siis sellega täna lõpetan, aga ma tänan, et sa kuulasid mind ja said võib-olla minust natuke rohkem teada. Kui sul on veel minu kohta küsimusi või veel millegi konkreetse kohta küsimusi, siis kindlasti anna mul siin all kommentaarides teada ja õpime veel võib-olla üksteist tundma. On ju? Davaiks! Tšau!